tere hommikust kõigile, täna siis selline päev, et plaan ülevaatusel kõigepealt ära käia Viljandis ja siis sealt edasi Maanteemuuseum ja Päevaskoda, võib-olla veel mõni koht. Aga hetkel siis pidomeetri näit 37,521 ja kell on 8:48. Laupäev. Enamus rahvast magab, katsume vaikselt välja sõita ilma suuremat lärmi tegemata. Ja kõigepealt siis Viljandisse, vaatan, kas Raua tänaval on pädevaid mehi, sest kõik mehed ei saa mootorratta ülevaatust teha. Selle jaoks on mingi eraldi tunnistus või kursus, nii et eks me näe, kes seal täna tööl on. No nii, Viljandis. Lähme vaatame, mis seis siin Raua tänav 4 punktis on. Nii kui kiuste see buss keerab see siis. Aga vähemalt saame teada, kas motikamees on olemas. Kas on mõtet oodata. No nii, ülevaatus siis tehtud puhtalt. Kuna Viljandi ringtee peal oli remont, siis kell näitas seal just läks voorpunaseks, neid näitas seal 6-7 minutit, et tuleb seista punase tule taga. No mõtlesin, et no kuulge, sõbrad, mul hakkab palav, ma tõesti ei suuda seal seista. Ja tulin siis nüüd siin Karksi poole natukene ja siis siit Paistu kaudu, et on vähe huvitavam kui lihtsalt koha peal seista, et siin on ilus loodus, järv. Holstre. Ja meie paneme aga siit näitab Võru suunas. No nii, vaatame siis, mis siin Raassillal ka huvitavat paistab. Nii palju rahvast. Siin võetakse autosid maha ja siis läheb ikkagi mölluks täna veel. No nii, Mustlas kaamera korraks käima, et vaadata, mis siin huvitavat on juhtunud vahepeal. Vaat, millega sõidetakse. Need on ikka mingid reisijad kuskilt kaugemalt. Siin on äge paat õues. Aga suures laias pildis on vaikus. No kell on ka vähe, mis see kell näitab praegu 9:45. 10:47 lubab, et ma olen
terminali tanklasse lähed. Sõmerpalus, mitte Sõmerpalus, pätid see loll Savernas. Tünnikõrts, no see küll vist ei tegutse. Tere. Siin on Krossi pood hea koha peal, et Coop on teisel pool ja ise valid, kust ostad ja millise hinnaga. Ta on juba ees ja ongi see tee remont käes. Õnneks midagi hullu ei ole, ei tolmu ka. Katsume siit läbi loksuda kuidagi. Õnneks on kohe-kohe lõpp ka, et aga tundub jah, et suvine teederemondi aeg on käivas ja tuleb kasutada rakendust tarktee.ee, kus siis võiks või peaks kõik sellised asjad kirjas olema. Nii, siit lähme vasakule, Vana Otepää maanteed pidi, et see on hästi mõnus tee, et siit on huvitav sõita. Neid ketsid on ka alles, keegi pole enda omaks tunnistanud. Ikkagi naljakas tunne on, kui siit mäest üles sõidad ja nagu ei näe, mis mäe taga on. Ei ole asjata siia see 70 pandud, et pigem oleks mõistlik sellest kinni pidada. Aga jah, ilus huvitav tee.
ja ikka on kõhe, kui no on küll navi ees, tead, et tee peab sinna minema, aga kui ei näe, mis selle väikse nuki taga, no siis on ikka natukene teistmoodi tunne. Kooliküla. pool kraadi siis jätkuvalt. Ega siin täna väga palju soojaks ei lähe. No nii olemegi Valgjärvel. Kunagi elasime siis klassiõde natuke aega, sa ise ka siin korra külas käidud. Ja tõenäoliselt siin järve peal käisime ka kalal, mis siit vasakult paistab. Jaansa OÜ, Matsiveod. Ütleme nii, et elatakse igal pool ja midagi tehakse. Järv jääb siia alla vasakule, sest see siit ei paista praegu. Aga meie käisime seal nende suurte majade juures kuskil, ma täpselt ei mäleta, kus see korter tal oli, aga kuskil sealkandis, jah. Stiili näide, kui natuke kiiremini sõita. Aga no ma meelega ei taha kiiresti sõita, sest siis nagu selle filmi kvaliteet ei ole väga hea. Abissaare. Minuti pärast olen kohal. Siin on nüüd päris suur punt kokku tulnud. Tere! Ilus kleps.
on ikka uhked mootorrattad küll need. Indianid just. Vau, vaat selline on ilus. Inimesi just väga palju väljas ei ole, et eks ilm on vilu ja koht on väike. Vend oli sellise närvilise näoga. Et ei saagi keerata sinna, kui tema tahab nii kohe. Põlva bussijaam siis siin. Konsum kaupamaja. Jälle selline üks ilusam vaade. Turvameeskond teeb head tööd, kõik seisavad, lasevad läbi ilusti. Tädid lehvitavad. Siin paremale läheb motopoodi. Vasakul on ilus atraktsioon. See on ilus. Ei ole passateid eriti. Ju.
Me tuleme kolonniga tagasi juba. Väga hea. Mõned movie trollid ka. No see oli päris hea idee praegu. Päris kõiki ei näe, aga enamuse näeme nüüd ära ikka, kes meil siin kolonnis on. Paremale siis räpine, meie lähme siis tiiruga tagasi. Ja püüame selle saba otsa ka siin ilusti filmile saada. Kas saba nii lühike oligi või? Ise arvasin, et on pikem. Suriseb. DC28. Oho. Üks suur see avakaar seal, need CF-moto ja politseiauto makett on tehtud põõsasse ja vau, siin on need rattaid vist enne meid ka juba kohal. Jaa, vast on siin palju koos.
Selle peal on meil kõige mõnusam. Madal jõud käib üle. Läheb kaubaks või? Nüüd on see aeg, kui kutsuks kogu selle rahvamassi siia avalikku kokku. Aida sul viiekaid tuleb. Alka ma võtsin küll ta. Ma võtsin üle. Foto selle lava taga on ka foto sadade ja tuhandete kilomeetritega läbi testitud, enne kui nad masstootmisesse lähevad. Just nimelt siin Eestis saavad kohti. Aga veel kord. Ei saa! Let's go! Kas tead, et sind armastan? Kui tead, et sa ei mõista mugi. Ja meil on üks, mis meil on sõbrad. Miks see on keha? Kas tead, et sind armastan? Kui tead, et sa ei mõista mugi. Ja meil on üks, mis meil on pärsist välja. Miks see on? Ja want you bring home. Sill oli ju Vene ajal ju tavaline asi, selle kuradi... Ma mõtle, kui vähe siia kasti mahtus, ne? Kui peaks praegu siuksega Rail Balticut kokku vedama, ne? Siis läheks hulluks peast, ne? Halba, ne? Aga palju sees avast oli? Aga üksinda jäi ellu, jah? Kõrgi kahju või? Bemmist kahju. Kaua see siin on olnud juba? Ma vaatan kohe, kas siin on kontrolli, kas kindlustus on peal. T100M 1500-ga 52 oli veel. Siuke näge on, jah. See on istutud aerosaal. Noh, kui ta nii ilusti korras on ja seda see riiulis on, siis tõesti ilus asi, on, jah. See on see sinuga varassi, on, jah.
Panooni, aga sinna taha üles hulka pandud. Nii oli, nii sai sõidetud. Aga mis sinna ta oli? Oi, emme. Kuhu sa sõidad? Endaga käidi põllu peal tööl. See on päris halb. 1,5 meest mahub sisse. Sellisega on isegi sõidetud küll ja veel selle 51-ga. Näed, 2015 on ta veel sõitmas käinud. See on see autobaasi putkane. Milline ootus ei imesta enam ka vana Toomas seal üleval, kõvedil Raekoja tornis. Eile rahvas ilustus kui alla jäi ära ka rahvasi sõpruse suurel peopöös. Nüüd teab ka tema, miks rikub kokku tulnud. Jääd kirjavate peoajast käib. Miks räägib? Keha on sinitatud, seasti pole unustatud. Nüüd aga lähed lahti. Ja näib nagu oleks masungi väikese topka saanud. Pahatihti ei pääse kihutaja ainult niisuguse villerusega. Võib minna halvemini, eks ole? Tavaliselt läheb ka veel. Oi, kui kitsas siin on. Väljavoode on muidugi sama kitsas kui see auto, et aga noh, meil sõjaväes isegi üks oli selline. Sellel oli äkki 3 käiku, kui mu mälu ei peta või? Mingi selline aparaat meil oli. Minul endal oli küll 4,6. Oli 469 mark. Mäletagi enam. Nii palju aega on möödas. Näed, siin on suur silt. Võib siseneda. Ja kui enam see ei kannagi just mind ja rohkem laste jaoks need pulgad siin on. See on jamake seal ja et süüa ka teha. Leiba pole. Otsas pole siin midagi, näed. Siit saad kohe osta. Nii peenelt käib siin asi. Nii, jäätis, aga jäätisi peaks ju võtma. Miks mitte? Odekuloin. Retromüts. Mis masinad siin teal on? Siksid. Niivat ei ole.
nii on. Kaardiga on. Jaa. Ja oleks läbi. Hei. Ei ole vaja. Aitäh. Musta nutsukaardid. Siin saab õlle lahti haakida ja õige. No võt. Ise siin peal keerab. Oo nii jah. Ikka pealik hakkab tulema. Kaarel jälgib just siin seda keevitusõmbluse kvaliteeti. Aga oli nagu oli see välimus, aga kinni ta ju on ometi ja töö tehti ära. Lumepulstur. Nii, see on nüüd Kaareli lemmikauto. Sinna istud, siis on ikka kohe siuke tunne, et oled nagu kodu jõudnud, on jah? Sul oli ka 4, jah? Või sul oli 5 käiku või? No see on vist 1 kuus peaks olema. Osa 200 ka. 400 osti. Kaugi istu. Noh, arvestada, mis aasta oli. No jah, aga... Samas ruumi kõik on suht vaikne oli ka ja mugav. See on küll tähti säilinud, kerene. Loostast pole siin eriti. Tulepesurid ja puha. Kui saaks, ostaks ära kohe, nii. 85 aasta. No kes see ruigab seal? Oik, oik. Siit tuli hea põrs hääld, sai kuulda. Mis? Minul ei ole Volgat olnud, aga mul onul oli. Ei, minul oli pulmaautoks oli 05, hele sinine. No Kaarel sulle siit tööriist. Nii tehti tööd. Minul isegi oli siuke mask küll kuluuse ajal. Siis polnudki paremat. Mis seal on? Okei. Jah, ja siia kulli mul ei õnnestunudki omal ajal või Vene ajal saada, et küll ma tahtsin teda. Aga ei saanud. Top speed on siia päris hull pandud.
142, noh. Ei kujuta ette, kas see on tõsi. Räägitakse, et selle Webergol bussiga esimestega oli see teoks saanud, aga ma ei tea. Klaas on ees, et keegi karbalt ära ei vii. Volgast ei julgenud ju unistadagi. See oli Groosi esimeestel ja kellelgi veel. Mis 49. Ohoh, Mosse vilgutab vahepeal tuld isegi. Puidust kerega. Päris hull. Aga sõideti nendega. On ikka juba päris okk, aga ikkagi. Aga ikkagi auto. Elite mosaiik. $75 kilti tunnis. Ma ei kujuta ette, kui suksega 75 kilti tunnis see. Või sellega siin. Õnneks 25 jäänud. Jah. Ja püsisid koos, noh, huvitav on see. See oleks nagu mingi ketaspidur. Mingid ketted on. Midagi. Oho, mis sellel häda oli siis? See veer lihtsalt. Ei, siin on nüüd see kiirus. Okei. Midagi muutus ka siis või? No sellised greiderid on ka päris vanad ju raudratastega. Sina vaatad ega keevitusi, kas on korralikult keevitatud. Aga mis seal ikka sees, koos ju seisab ja nii palju aastaid on seisnud. Scania on ikka juba luksus. Selles mõttes ebaõiglus on ju,
et kas vaatad millega nõukogude inimene pidi tööd tegema, onju. Ja siis teine seal kõrval on Skaniga, onju. Skan ja kass. Päev nii noor alles. Väljas valge. Varbuse postijaam siis. Siis. Jah, see on nii suur värk, et seda me ei jõua täna. Et iga pidu ükskord saab otsa. Nii ka seekord. Selline tunne on, et hakkab sadama. Nüüd väikest vihma juba tuleb. Ja, mäest alla on rattaga hea sõita, aga üles enam mitte nii hea. Taevaskoja Kilakola laat oli täna kella 3-ni. Praegu on kell juba rohkem, nii et Kilakola laat, no ju see Kilakola laat kuskil siin oli siis pargis. Sellised väga vanad puumajad on siin. Mõned rohkem korras, mõned vähem korras. Taevakaare tee oli.
Neitsikoopa tee, no küll on kohad. Kämperite parkla. Suur ja väike taevaskoda. 2 kilomeetrit veel minna. Sellised suht vanad kased on see. Hoobumatkad.ee, okei. Selline seal jank on siis 5 € ja pirukas 1,50. Inimesed istuvad siin, söövad enne kui rahele minna. Nii, matkarada. No nii, igatahes paneme kella käima. Selline ürgmets. Kõik, mis maha kukub, maha jääb. Lindudel ja putukatel oleks ka midagi teha. Põlismets, no võt. See 60 aasta vanune. No sama ma pakkusin sinna Lätti ka. See puu on tõesti peaaegu meeter diameetrilt. Nagu siin kaardi pealt nüüd vaadata, siis on näha, kus mis on, eks. Mina liigun nüüd selle Neitsikoopa suunas ja sealt edasi on siis suur taevaskoda. Päris hull. Alla minna. Teised nägin, siis palju nooremaks jääbki 8 aastat. Vanemaks. Ja ma pesin näo ära, et ma saan jälle nägijad. Paremaks. Oota, aga kui... Ja ära siin on... Siia, siin on varim kohta.
alla vajudes ja nii. Lähme siit poolt vaatame, tule. Vaata siit kinni, tule. Päris lõõtsutama võttis. Tsikli saabastasi pühti. Aga on tõesti mida vaadata. Nii, Kimerorg. Neid materjale on aega netiski lugeda. Nii, kus me asume? Salakuulamise kivi on joes. Okei. No täna ma päris igale poole tõenäoliselt ei jõua, aga vähemalt on asi ära nuusutatud ja no nii, oleme kohal siis. No siin on need vanapagana lood, millest saab siis igaüks ise lugeda. Jaa, väga ilus, väga ilus on siin. Päris kõrge on sealt alla hüpata. Huvitav, siin on kala keeles. No kindlasti on. Selline puutumata loodus. See võiks kolme olla ja mitte vähe.
ja vähkisid ja mida iganes. No nii, panin juba vales suunas enne. No mitte selles mõttes, et matkarada oleks tiiru ära teinud, see oleks liiga suur tiir minu jaoks olnud, et mul pole nii palju aega. Et võtsin Osmandi välja ja Osmandis on ilusti kõik näha, sillad, rajad, ilusti ka nimed juures. Nii et praegu lähen siis siit järvepoolsest või sellest jõe äärest nagu järve sillani, suure sillani tagasi. Nii, siin on üks vahepealne sild. Aga ma otsustasin ikkagi siitpoolt tulla minna, sest teiselt poolt ma juba läksin. Aga siitpoolt veel mitte. Mulle on sellises metsas olla. Siin on laiem rada lihtsalt. Ei jalgratas, ei mootorratas. Okei. No selge see, kui siin inimesed jalutavad, siis sõitmine oleks lausa ohtlik. Kuigi jalgratta. Nii. Raudosi. No see on see taim, mis siin on. Tõenäoliselt põhiliselt. Nii, aga liigume edasi. 3 kilomeetrit on kõnnitud, ütleb mul abiline käe peal. Nii et tänane trenn saab ka tehtud, et ei ole hullu. Reipalt edasi. Savimägi. Siin oli hüdroelektrijaam, vot. Nii et let's go. Siin see valge maja ongi, millest seal juttu tehti. Nii. Amper, energialaeng toiduks, no võt. No võt. Tulekesed. No siin ikka tehakse, siin on mingi käekas sees. See ei ole niisama lugu. Turbiin igal juhul mühab. Äge. Nii, aga miks siin nii kõva mühina? Lähme uurime. Vau. Ja ongi siin seesama tamm või paistamm.
Pikene rada. Siin see hüdroelektrijaam siis ongi. No siin on neid kauneid kohti veel. Jälle üks koht, kuhu on vaja kunagi tagasi tulla. Näed, 2024 aastal. Et siin on asju, mis on nagu hiljem tehtud. Ja mida enamus inimesi ei ole ikkagi näinud. Täna ainult tellimussõite, liinid algavad jaanipäevast. No võt siis, kiiditud laevareisid Saasaare-Paisjärvel. Väljume 12–17, iga täistund pilet 7. Oma söögiga pardale tuleb keelatud. No aga miks mitte peale jaanipäeva tulla ja teha see sõit ära. Saan aru, et selle jõega saab siis, või selle laevaga saab siis sõita umbes nii. Ma jõudsin veel viimasena sealt jäätise võtta ja kalja ja läkski putka kinni. No eks siin ongi oma mingi kindel süsteem, et öö läbi hakkasin keegi istuma. Et jälle selline ilus koht Eestimaa pinnal. Ja pole veel midagi siin lätlastele alla jääda, et on ka meil need kõik kenad kohad olemas ilusti. Aga noh, üks ei sega teist vaatamast, nii et selge on see, et iga koht on omanäoline ja kõik need ilusad kohad on võimalusel mõistlik ära vaadata ikkagi. Kõiki muidugi ei jõua, aga noh, vähesedki, mida jõuad. Vaata, kus õitsevad siin. Ei saanudki aru, mis puud need on, aga ilusad valged õied. Et huvitav jah, et tegelikult päevaplaan ei olnud teps selline. Et hommikul oli ju plaan selline, et 11.15 on Savernas start ja no ja siis kohe hakkame liikuma, aga me läksime ju alles, ma ei tea, kas saime 45 minema või? Ja see tiir oli parajalt pikk, nii et aega ikka läks.
Kiidjärve. et aega ikka läks meil selle tiiruga ja natuke vaatasime seal CF-Moto üritust ka ja lõpptulemus oligi see, et Taevaskotta ainult jõudsin ja ei mingeid muid kohti siin enam vaadata ei õnnestu, sest õhtu on käes. Nii. Kiidjärve külastuskeskus. Ahah. Mida see siis veab? Näeb välja nagu vagunid on nagu hakkas kedagi Siberisse viima. Rail Baltic või? Rogi peal oli Rail Go. Väga ilus elamine siin. Ahja jõgi. Jälle väga ilus koht, et näed, milline elamine siin on. No mis saab olla parem, nagu muinasjutt. Ainukene viga, et tee on natuke liiga lähedal. Lõunakeskus. Siit ülevalt on uhke vaade sinna alla. Päris ägene. Koju ja Veis ütleb, et mine vasakule 19.33 jõuad koju. Aga ma tean, et paremale minnes on see tee sutsu aeglasem, et ma lähen siit ikkagi vasakule. Täna teine rong juba. Saame korra Krossipuu ehituselt läbi, et no nii. Seinad on kinni enam-vähem. Päris jõudsasti on läinud. Mis see spidu on siis? 37, 8, 6, 4. Aga siis selge. Tšau plau jälle ja järgmise korrani.